meesrahvas, külalised lähemalt ja kaugemalt. Tere tulemast Sindi kärestiku rajamise teise etappi avamistseremooniale. Asunakoor õnn tuli jõule. Nii, aga vaatan, et rahvas vaikselt koguneb, osa rahvastikul istub, vaatab ringi, ei tea, kus pool jõgi on, aga jõgi on siinpool.
me oleme siis Eesti taastekordse ühingus ja hetkel on siis väike osa meie Pärnu otsingukorpus. Ja sellega on meie perestikuli läbi lõigatud, aplodeerime, hõikame, juhuu! Järgmiseks sõidavad perestikust alla Osolneki spordikooli õpilased. Väravatest 4 ja 6 läbi vaerutajad Raume klubist Lätist. Edasi näeme sportlasi Riia harjutamisklubi. Hurraa! Ma loodan, et ma nüüd tõlgin õigesti, aga järgmised 3 aastat rahviparidadel on perestikust alla sõitmas kohustuspäeva korraldajad on vabatahtlikud, et siis suur hurraa neile, sest ilma nendeta ei olnud seda üritust. Hurraa! Hurraa! Viimasel oranži paadina on saadud hinnaviilaid, klubist Reenpark ja pistas on ärge süütada nii sisse kõike!
kaudu. Saab nüüd varrikusse ja üle silla kõigil. Need on väga armsad. Nüüd on see järgmine küsimus, et mina olen väga koera inimene. Kas nendele koertele pai tohib teha? On koeri, kellele võib pai teha, et seda omanik ise ütleb, et kelle koerale meeldivad paitamised. Üldjuhul otsingukoerad on inimsõbralikud, aga kõik koerad on koerad, ega neid ei saa nagu see paitamisega päris ära hellitada. Koeri treenitakse konkreetselt ühe inimese lõhnale järgnema ja selleks on vaja selle kadunud inimese mingit eset, mis on tema ja ainult tema lõhnaga, et seal ei ole muud lõhna ja koerale antakse seda nuusutada ja siis koer liigub selle inimese lõhnarajal, et see ei pruugi olla jälg, vaid see on sõna otseses mõttes lõhnarada, mis jääb sellest inimesest igale poole maha. Kas see on maapind? Kas see on maapind või need on puud, põõsad, seinad, aiad, igal pool need lõhnamolekulid lendavad ja koer saab otsida inimest siis vastavalt sellele rajale, kus see inimene käis ja kus ta on. Ja seda treenitakse siis niimoodi, nagu meil näitab siin Inglise Springer Spaniel Hugo oma omaniku Siretiga. Tema on päris mitmed kuud seda treeninud juba ja me treenime teda koera nii maastikul kui linnas. Ja nüüd palume siia ühe abilise. Ja abiline nüüd näitab sellele koerale eset, seda lõhna ja jookseb ära, peidab ära ennast. Ja siis, kui ta on peidus, siis koer läheb otsima. Vaatame, kas see õnnestub. Te kujutate endale ette, et sellises keskkonnas, kus on nagu miljoneid lõhnu, see koer peab järgnema ainult ja ainult sellele ühele lõhnale, mida ta nagu tunneb sealt esemest. Ja koer leidis selle õige auto tagant oleva inimese ja treeningu käigus siis saab ta sealt palju head süüa ja mängida või mänguasja, et kuidas keegi. Ja üldjuhul need koerad siis on võimelised liikuma väga-väga lõhnadega saastatud keskkonnas, kus on palju inimesi, teisi koeri, autod sõidavad, õhk lendab igal pool
ja nad ajavad päris sadu meetreid seda lõhna, et aitäh meie Hugole. Selleks me õpetame koeri nagu markeerima ehk siis haukuma, kui ta jõuab selle inimese juurde. Teine variant on see, et osad koerad, kes võib-olla ei armasta haukuda, neid õpetatakse sellisel viisil, et antakse selline rull kaela ja koer siis võtab selle rulli suhu, kui ta näeb inimest, kadunud inimest ja jookseb siis selle rulliga omaniku juurde ja viib selle omaniku siis kadunud inimese juurde. Et me täna tahaks siis näidata ühe väikse demo, et kuidas see välja näeb, kui koer markeerib inimest ja jõuab siis selle kadunu juurde. Et võib-olla sõltuvalt koerast see natukene võib isegi hirmutav tunduda, aga meie otsingukoerad ei ole kunagi agressiivsed. Nad on alati väga sõbralikud ja kui nad hauguvad, siis nad hauguvad pigem hasardist ja rõõmust, et nad kellegi leidsid, sest neil on lootus selle peale saada midagi head ja omaniku kiitust või maiust ja mänguasja. Nii, paluks siia abiline on kohal, ma annaks mikrofoni ära. Nii, kas on vabatahtlikud, kes tahab ise proovida?